Tere tulemast Soccernet TV lainele, kus täna oleme jõudnud ülekandega siia Kiili spordihoonesse. Just siin lähevad omavahel vastamisi kodus mängiv Tallinna FC Karabakk ja neile siis külla sõitnud Tallinna FC Punkerpartner. Kui siit kiiret vaadata ka liigatabelisse, siis leiame sealt hetkel sellise olukorra, kus koduvõistkond hetkel asub vähemalt 3. tabelireal ja külalised siis täiseduga liidri rollis, aga seal hetkel on siis vähemalt endale nii-öelda tabelinaaber leitud. Esimese minuti jooksul vaatame selle olukorra ära, sealt tekib võimalus ka ja pannakse värav saisema, värav autoriks Mark Ivanov, aga siin nüüd seisis kelli Dimitrenko, Andrei Nazarov ja Dimitro Skrinik on siis Karabaki poole pealt vähemalt see nelik või viisik, kes siis vähemalt siin algkoosseisus mängu pandud, vaatame selle tulemise ära ja siit saab Punker oma teise kätte. Denis Lukov ei kulu üldse palju, et siin Punker hakkab juba oma teed minema, tehakse ka kohe. Punker ikkagi suudab palli säilitada. Vasakut äärtpidi. Löögi koht ka tuleb ja lükatakse sealt ära ja lükatakse. Kutsutakse siit Edwin Stüff enda juurde. Saab siit kollas. Siin nüüd tehakse väga puhtalt, tehakse sedavõrd puhtalt, et Punker saab tulla oma kolmandat otsima, pall lahti väramees. Kukub B2 lehte ja siit tuleb penalti. Üks seal joone peal ei ole, siis tuleb veel teist korda ka proovida tõrjuda. Siit tuleb ja korralik löök keskele, Punker saab oma kolmanda kätte ja siin 7 minutiga tundub, et asjad läheks juba väga-väga selgeks. Kehv, et siin tuleb korralikult pingutada, et sellest välja tulla, nüüd kõik ju tees ja siit oi ja siin oli juba asju, mida võib ka endale mänguaega ja Dimitrenko on endiselt väljakul, vaatame ära, tuleb löök ka, lõppude lõpuks väga hästi ette ei kuku, siin võetakse maha, tuleb löök ka ja korralik tõrje sealt see ikkagi tuuakse. Tikonovi päris korralikult mängu, nüüd väga kehv pallikaotus ja kas nüüd karistatakse ära ja nüüd pannakse see tühi värav ka särama. Ja sealt on Artur Mostrov selleks mängumeheks, kes Punkerpartneri 4. värava siin täna kirja saab ja väga hästi jäetakse sinna nüüd väravai kaare peale, kuid hetkel ikkagi korraks juba tundus, et eskaleerub see Karabaki vasturünnakuga ja nüüd on Partner löögile jõudnud Punker. Siin on jällegi pahandus majas, sellepärast et Lukov saab oma 5. kätte ja no vägisi tundub, et kahjuks see mängu hakatakse siin esimese. Ebaõnnestunud söödule peaks Karabakk mingisuguse käosa vahel, vaatame selle olukorra ära ja sealt pannakse nüüd korralikult pihta ja pannakse veel pihta. Siin nüüd kehv pallikaotus, ollakse korralikult väravast väljas ka ja pannakse tühja ära. Punker saab oma 6. kätte, see pannakse siit nüüd keskjoonel saisema ja värava autoriks on sealt Edwin Stüff. Hakata ennast august välja kaevama, kuhu esimese poole järel siis langeti. Trahvilööke lööma. Dimitrenko jätab vasakule äärele. Ja sealt nüüd ei lahendata ära, 2 meetri pealt suudetakse latti tabada ja no need on olukorrad, mis tuleb ära lahendada, seal Trahanov saab nüüd ainult endale tuhka pähe raputada ja tuleb vastu või? Ei ole niimoodi. No need on rasked pallid. Hetkel siin Dimitrenko korralikult oma väravai surve alla mängis ja praegu siin tuleb täna õnne, et sellest mis tulevad jõutud. Dimitrenko purjetab vastu. Karabakk saab esimese kätte, aga hetkel ikkagi kaotustunduses tablool on 1-6, aga kui selliseid soolosid lasta, siis hetkel tundub, et ikkagi võistkonnal veel edes jäetakse ilusti ääre peale ka, löögile ei pääseta ja nüüd on Punkerpartner võimalik vastu tulla. 3-2, Lukov, pall vasakule ja pall käib ära. Mark Ivanov saab siin Punkerpartneri 7. kätte ja nüüd on pahasti. Korralik võitlus keskväljal, hetkel lõpeb ikkagi Punkerpartneri kasuks, Lukov lööb siit 8. Denis Lukov võistkonna kaptenina paneb Punkerpartneri väravat tabloolil veel kord pikem pall ette poole, seal Stüffi suunas, aga kohale see pall ei jõua.
Nüüd oleks tegelikult vaja leida lahendus, tuleb 3-1 ja sealt on tühja lükkamise vahel. Ervin Stüüf jõua positsioonidele. Ja eks siis teiselt poolt tegelikult saab ka Munker-Partneri kaitsetööd kiita, et hoitakse neutraalsed asjad. Tuleb lööka ja nüüd on numbrid tablool juba kahekohalised. Väravaatoriks Ervin Stüüf ja see on Munker-Partneri 10. Ja see käib nüüd ikkagi natuke liiga lihtsalt. Trevorelki vormistab. Väga kehv pallikaotus, Ivanov ja lükkab sealt veel võrku. Tablool on numbrid 1-12 ja kui siin korraks tundus, sain öelda, et tundub, et mängijatel ikkagi see Vetkov samal ajal ennast värava joonel valmis pannud ja tuleb ja võtab ära. Ja, sai siin ka üks ametisik karistada, vaatame selle olukorra ära ja Karabak joonistab siit lahenduse lahti, joonistab see edasi, et Denitski saab värava kätte ja vahe nüüd on tablool 10 väravat. Steffil ei ole head lahendust seal ka. Mängijad on kiinni, nüüd ülekaal ja lahendatakse ära. Lukovi palli paneb Ervin Stüüf korralikult väravasse ära ja tablool nüüd numbrid Reko, sealt on võimalik tulla, pannakse vea ka ja hetkel kohtuniku vile vaikib või siiski võetakse tagantjärgi ära ja kuna tegu teisel poolajal Munker-Partneri jaoks juba 7. veaga, siis või siiski mitte. Antakse sealt hoopis, siin tehti esimese poolajaga tegelikult asjad selgeks, teisel poolajal ainult kinnistati oma võitu ja